No nii, nagu te seda algust näite hetke timelapsi, kus me mingit ilget hunnikut kola viskasime siia bussi, siis tegelikult tänaseks päevaks on aeg kerinud edasi põhimõtteliselt terve kuu. See buss koos Haagisega on siin kuu aega seisnud. 27. aprill sai see täis pakitud, täna on 23. mai. Et kiired ajad olid, ütleme nii, et siin driftivõistlused, muud projektid. Aga täna on see päev, kui me tõmbame unboxingut. Mis siis juhtus? Läksime Maikeli autoga meie Soome Dünosse. Tähendab üks päev varem. Me hakkasime Soome plaani tegema. Kogemata hommikul vara nägin Facebookis kuulutust, et 350 Z on müüa ja terve garaaž siis nii-öelda. Omanik siis ütles, et ta tahaks nagu müüa kõike ühes. See, kes ostab kõik korraga ära, siis saab selle auto endale, et ta eraldi ei viitsi jamada. Nii et ma ostsingi 350 Z, mis on drifti projekt ja terve tema hobigaraaži. Nii et täna hakkame vaatama, mis me siit kõik saime endale. Enamus ilmselt läheb müüki. Ja siis ma ütlen, mis hinnaga me kogu selle kompoti ostsime, kui palju me siit võib-olla siis mingi müügi pealt raha tagasi saame, et siis auto hinda alla viia. Autol endal on ägedaid tükke küljes, igasugust tehnikat on siin. Üks plaan on siis see, et me viime selle alghinna hästi madalale, arvutame kokku, mis me siit raha tagasi saame. Ja see, mis me sellega raha edasi teeme, see on juba teine plaan. Nii et tõmbame luugid lahti, ma ei tea isegi, kus on Haagise võtmed asjad. Ja piilume sinna sisse, nagu te võib-olla korraks nägite, teemist on rohelise autoga. Ega ma rohkem sellest väga midagi ei tea. Tada! Oi, kui ilus värv. Aga keegi ei tea, mis värvi kood see on. Ma küsisin selle omaniku käest, et kuule, mis värvi see on, et siin on mõned detailid tahavad värvist. Sellest ta ei tea. Siin on nüüd asju, mis me viskasime sealt garaažist kõik peale. Enamus muidugi on seal bussi sees kõik. Vaadake seda. Hainessi Repair Manual 350 Z G35. Haige. Hakkame siit asju maha tõstma. Siis mingi hetk, kui me auto kätte saame, vaatame autot lähemalt. Siis hakkame kalkullima kokku, palju me siit raha tagasi saame. See on nagu see, mis see USAs on see mingi... Storage Hunter. Storage Hunter, jah. Me käisimegi ostsime terve storage ära. Nii, tada eest lõpuni mingit manti täis. Mu uus kodutolmu ime. Sander on nii palju asju siit juba leidnud, mida tal vaja on. Mul kodus sai tolmu ime otsa, mul on vaja uut. Mis juhtus, mis seljaga tegid? Ma ei tea, vanaks hakka näema. Sander tegi siin mingit joogapoosi vahepeal, tegi selja läiget. Oli ilus puhas garaaž meil siin. Korraks oli. Korraks. Kiire pilk. Tööriistakast. Haamrid. Kompressor, mootoripukk, tung, mootorikraana, keevitus, igast pukke, mingi töölaud, kus pole üldse vaatanud, mis siin sees veel on. Manti on. Tõstame nüüd selle pilli ülesse. Siin on tehtud igast asju. Ta on hakanud semi-pro-pilli ehitama. Ta on väga korralikult teinud kusjuures. Tiivad on ära lõigatud ja siis on kõik need augud ära kaetud tal ja seest on kõik pigimatid ja asjad ära võetud. Siin samamoodi. Selle nurga on isegi ära katnud. Salong on suht siuke tühjus. Istmeid ei ole. On-off nupp on. See ka vast ei tööta. Aga mis on pull? Vaadaks siia. Halteki plug and play aju on. Ja see pill on etanooli peale tehtud. Mis see veel paistab? Mootor tundub kuidagi kõrgel. Ja siis on ninaraam tehtud, kuna Sander arvas, et on äkki selle maha kandnud selle ninakorra. Ma arvan küll, et sa ei lõikaks muidu seda nagu otsa ära. Kareli sellel pillil on samamoodi tehtud. Aga jah, uus tange ja tiivad, see võib-olla viitab sellele, et siin on ninaga midagi juhtunud. Aga praegu niu stange, mis on päris hea. Joo. Oleks autost saaks maha mingi 5 Kas sul on originaalne Nissani kleeps või? Vaata, on punane. Kus kohas? See on sees.
mul on originaal A-osast hangedatud. Nii, tõstame ülesse. Kus roostet leiad? Kõige parem on see osa. Jaa. Siin on siis LSD differ, mis on two-way, eks käitub nagu kempina, kui sul on jõud taga ja mahalased ja värki. Aga saad manööverdada normaalselt, nii et natukene lased läbi. No näed, praegu ma keeran, siis käivad koos. Hoia ühte natuke kinni seda velge. Ja seda ei hoia kinni ilmselt. Oi, nii. No, see on jumala hea differ. Ja ilmselt, kui keegi ostab, siis poolest on. See on gaas, nagu Z-iga. K-A-A-Z. On K-ga, on G-ga. K-ga. Nii, mis siin veel paistab? Topeltsupportid. Alumised käemberarmid on. Mingid topeltsupport ja tapter on. HR-vedrud. HR-vedrud. Mõlemad on Brembo pidurid, mingid ägedad väljad, mis Sander juba ütles, et talle sobiks akordi alla lõusti. Neid homme ei näe, või Honda all näe. Siit on ära leiatud, see on mingi üks. See on muidugi suht mõttetu. Sillad annab viisakas välja. Põhi näeb viisakas välja. Pikad need long kolled või kuidas need Long-tube headersse. Jah. Aku on lekkinud ilusti seal. Roll-light on vist aastatud, mulle tundub. Mingi akuhappe teema on siin. Long-tube headersse. No, kenekaga mingi asi tehtud siin. Muidu on originaalne asjad. Ees on ka Asheri vedrud pandud lihtsalt originaal selle peale. No võt, selline ta on. Põhjalt on nagu selles mõttes väga viisakas. Roostet ei ole. Nii et sellest annaks ehitada küll midagi. Küsimus on mida ja miks. Ja mis me temaga üldse teeme? Kusjuures siin on need stopperid, need ei ole isegi ära võetud. Kõigi dristipill. Tegelikult võiks teha siukse huvitava rendiauto näiteks. Mul on seal üks V8 mootor, mis ootab kuhugi peale panemist. Mersu V8-st ju põhimõtteliselt piisaks semiproks. Sellest originaalmootorist teeks väheks võit. Aga komprega Mersu V8. See oleks päris äge. Aga täitsa midagi on siin isegi engineeritud, et ma näen muidugi mingid kinnitused puudu juba. Nüüd on teie kord alla kommentaaridesse panna, et mis selle autoga teha võiks. Niisama müün kõik oma muud talvekad ja pillid maha ja siis sõidaks sellega trenni või? Või Sandri selleks semipro pilliks või? Ja nüüd me peame hakkama kogu seda asja siin läbi käima, et kas siit nagu mõne sendi raha tagasi ka saab või? Sest hetkel meil on end 6000 eurot. Auto küljest me näeme paari kallist tükki. See on 1000 euri siis isu. Väljad. Ma ei teagi. Sandril tasuta või siis paar sotti. Näha on, kuidas seda... Ma juba lõhkusin selle ära need nagu... No võt. Siis on see... Mis iganes töötervishoiu arsti juurde minema. Ei, Halteki ees saab raha jah. Kasuta. Samas kui kompressor peale panna, siis kasutaks. Jaa. Ma ei teagi, vaatame, vist on palju, mõtleme välja. Nii, kogume ennast natuke neid ja hakkame seda sitta sortima siin. Mis teeme selle jamaga? Hakkame töökoda pidama. Ja. Nii, mul tuli siuke plaan, et paneme asjad niimoodi, et asjad, mis jäävad endale, asjad, mis lähevad müüki ja asjad, mis lähevad prügikasti. Ja kõige lihtsam alustame suurtest asjadest vist. Et vaatame, Sander paneb jooksvalt kirja, mis asjad maksta võiks. Kas me hakkame neid asju arutama, mis me endale jätame? Vaatame. Hakkame nendest pihta, mida me kindlalt endale ei jäta. Nii. Kompressor, sott, kirja. On sott ju? Ma isegi tahaks sellest natuke rohkem saada varem. Ma vaatasin selle endpiltemas uuena on 499 euri. Seega ma oleks poolega rahul. Okei, 250 tšing! 250. Teen iluklippe ka. Nii et... mis tahab? Torud! Paku madal tung. Jala, see pedaal on ära võetud. Aga see maksab uuena mingi 3 sotti. Nii et sott. Aga see jääb endale. Aga see vist jääb endale, jah. Sest et meil on uus rendiäri ja seda Nissanit saate rentida
tonn euri päev pluss rehvid, kütus. On ju? sa räägid sellist head juttu, nagu Karl Piiro oleks. Minu kindlad. On sinu kindlad? Kus mu kindlad on? Nii, kus see läheb siia? Jah. See teeb mu sellale rohkem haiget kui head. Korralik, mis see on see tõmbmutri püstol. Prügast. Nii, mul on üks endal olemas, aga selle võib võib-olla siis müüki panna. Aga ma ei tea, mis see maksab, 25 euri. Umbes jälle ChatGPT kujale. Kuule, see ChatGPT tundub, et ei taha veel raha. Taha, jah. New around 300, 450, 120 kuni 250. No ütleme 150 siis. Mis siin on? Mingi äge kapp. Oh, veel tõmba neid asju. Kuule, Seda oli vaja. Selle asja lõhkusin ära üks. Näe, selle ma lõhkusin ära. Paneme siia asemele selle. Sellist asja. Noh, saab trehvikut ehitada küll ju. Ma räägin, see auto saab valmis nende asjadega. Saab keermit parandada, M8. Just üks päev tegid selle sahtli puhtaks ja nüüd ma läbustan selle ära. Ta peaks küsima, mis hinda ka pakub. Ei, see läheb endale. Aga, jah. Nii. Aga see kapp. Teeb pildid on. Mis see veel on? Ei. Tundub, Sandro saab seda oma töökoha ära. Te ütlevad Milwaukee kapp, aga see on Meganex. 20 euri saab selle eest. Seda ta küll. Poleks töölised, need kapid ikka maksavad. Mina seda alla 50 ära jään. No, 50 euri. Meil on 2 tükki need duubelduse. Ma olen otsinud ise neid kappe ja no võta 20. Nii, pane kõik kruikad õigeks kohta. Raakas, on vaja, meil ei ole. 50 euri, või 20 kuni 50 euri ütleb just. Kruvikeerad jääd endale. Need läheb alati vaja. Mulle meeldi, kuidas need paiknevad. No nüüd tuleb kõigest auku paista. Kuhu, kus see neil auk? Ei, no selle peab laua peal just, kui nüüd saad Ja kui sul midagi vaja on, siis see mida võtta. Jaa, seda küll. Aga võib-olla ma olen sinna kappi. Jah. Jätame selle praegu siia muutama. Vaatame edasi, mis meil on. Ma juba vaatan eos Kempi hinna ära. Ta vist ei salvesta ära neid või? Aga kui sa otse teed, võib-olla sellest. Older Working Kempi 300 kuni 800 eurot. Nii. Trolli cableless regulator gas bottle 5 sotti. Kuidas oleks nagu väike tööle maski? See ongi täpselt sama maski. No ütleme 5 sotti, ma arvan, sellest saab. Sul kuradi see gaasi on? Kuule, midagi on mis? On. Mõtle, saate gaasi. Seda tava kodugaraažis kasvab. Maski, kõik asjad. Nii, mis paneme siis? 5 sotti. Davai. Tšing! Teeme testi ka. Pärast pole võib proovida. Nii. Tolmuime jääb sulle. Ma ei tea, kas mul seda on vaja, ma mõtlen. Aga see on see märk on minu väga nimi on. Nii. Mootorikraana. PC Racing. No ütleme, et... Nüüd ei ole väga kalli. No 150 euri või? Ma pidin odavamalt kuskilt isegi uut. Aga tee sellest kõik 1 tonnina. Nii. Meil on siin tõesti kapp. Siit alt hakkab juba varastama asju ära. See on kallis asi. Meil oli vaja, aga... Meil pole mõtet nüüd välja tõsta, need kasutaski. Rehvipump oli küll vaja. Need 2 asja võtame küll endale. Oba! Põhimõtteliselt tutikas. See komplekt maksab reaalselt
13, see maksab üle 100 euri. ja rohkem siit kapist ei võetud midagi. nii suurt seda meil ei olegi. No vot. See tuleb endale ette. Sul pole mõtet neid asju välja, sest... ei, ma tõstan selle, kui me midagi endale ette, siis ma panen enda koha peal ära. Need jätku endale. jah. Whole show. Paku omad, need maksavad päris palju raha. see on Michael Rellioni lemmiktöörist. Need jätku endale. Ega siit sahtlist ei jäägi midagi üle. See müüki. 10 euri. On mõtet nii väikseid asju müüa. No mis ma teen sellega? Äkki läheb vaja. No äkki keegi vaatab videot ja arvab, et mul on jah. Kui kellelgi midagi vaja on, siis kirjutage lihtsalt. Mida te näete, siis kirjutage jah, sest ma ei jõua kõike siin ette lugeda. Noh, siuke basic kullinakkade sahtel. Basic kruvikeerajad ja mingid muud asjad sahtel. Need kruvikad, mis seal on, kõik võiks siia sisse. Me võiks vaatajatele teha mingi paketi, et kõik Ryobi tööriistad ja see kapp €1 Ma ei tea, võib-olla nad hästi jah. Noh, siin on nagu mingid päris asju ka. Siin on kõik asjad peale ka veel. Aga siit jah, paneme eraldi paketti, paneme Ryobi tööriistat, ma arvan, et... See on ainult vaata, et see ei lähe niimoodi müüki, vaid ainult kes vaatab, tahab osta endale töökotta või asja, siis saab kõik elektritööristad, mis on vaja töökojas ja... Haamrid ma tahan ka vist endale mingisuguseid ette siit. Ja meil neil läheb vaja. Päris raske on niimoodi, kui sa tahad kõik endale. Aga tegelikult selle kapi koos kõigega, miinus need asjad, mis me ära võtame, 250. Mis asja naldi või? Tead, palju need asjad maksavad? Siin ei ole midagi. Ma räägin, et Ryobit paneme eraldi niikuinii. See komplekt on juba 50 euri, 50 euri. No võt, aga... Ma olen omal ajal endal garaaži ostnud kõik need asjad, siis nagu... See lõpuks aja tapib. Hakkad eraldi. Jaa, aga need on kõik asjad tõst ka ja kõigis komplektis pole kõik alles võib-olla jah. Aga no lihtsam on see, et me tõstaksid ära need asjad, mida me endale kindlasti jätan. Õliplaadi või see adapter. See sellepärast sealt lekib ka, sest et see vana originaal on tagasi pandud. Ja see pannakse lisaks sinna. Ei, see käib ikka selle originaali asemel, ma arvan. Sa võid panna takkidega neid. Nii, mis ma teen nüüd? Tõstan siit paaresse välja ja siis panen pildi, teeme sellest pildi ja siis läheb müüki. Kus meil see Ryobid või asjad olid seal kuskil maal? Neid komplekte ei taha sealt või? Mina ütlen, meil läheb vaja seda kappi. Meil läheb seda kappi vaja, ma arvan. Niimoodi me ei saagi mingit raha tagasi kuskilt. jah, aga meil läheb vaja asju. Me jääme ikkagi alustava ettevõtte autoremondis ja... Oota, kuskilt on mingi raha tuleb. Kallid umgraua jätame endale. Igatahes need asjad, mis ma ütlesin, me siit ära võtan, siis on see 250 €. See laus. Nii kodavalt. Vaata, siin on jumala kord elektritööristu asju. USB-C laadija. Seda on vaja. Aitäh. Need mingisugused prillid ja asjad ja kaitse, need võtame siia. Just ei saa mitte midagi. Elektrik külas käis. Toome elektrikast siia. Paneme need asjad siia. Sinna. Ägelt multimeetrit. Töötab. Ma ei tea, 2 €. Ühesõnaga elektriasjad ja mingid asjad, mis me viskame oma riiulisse ära siit ja siis selle laua koos kruustangidega paneks siis müüki, Ryobi-laadi läheb Ryobi asjadega ja selle laua saab 100 €. Sott. Nii, see tööriistakast siin. 20 €. Kõik, mis siin sees on, ma ei võta siit ühtegist välja. Nii, läheme edasi. Mis meil siin veel on? Need riiulid. 50 € kõik riiulid. Üks pukk. Meil pukke on nii palju. Nii, kruustangid. Ma ei tea, ma olen siia lihtsalt. 50 €. 50 €. Jälle üks pukk. Kurat, vend tõstis mingi 3 autot korraga pukkide peale. Mis teema on? Nii, siin on terve Nissan Boltidena. No need peame endale võtma. Need viskab oma Nissan kasti. Ja see riistakast samamoodi 50 €. Ära tee seda häält, kurat, seda peab välja lõikama ju. Ei, miks seda välja lõikama, seda kasutabki. Ei, me peame õige ikka. Nissan Airbag, laseme õhku või? Davai. Ma ei tea, kas siit nagu leiab midagi müüki panna, siin on siuksed asjad, mida... Läheb endal vaja.
see ühte puuri või ühte mingit seda muud. Noh, meile on siin midagi kasulikku, aga müüa ei ole siin väga midagi. nii, veerulli on vaja sul? Veerull, veevooliku rull, sellel oli jalg ka kuskil olemas, 25 euri. Pikendusjuhtmed. Pikendusjuhtmedest on mõistlik endale ette. Ryobi. Ehk siis mingisugune mutrikeere, väiksem see löök mutrikeere, kütussaag, akutrell, pump, Suurem mutrikeere. suurem mutrikeere, üks akutrell veel ja kokku on siis 2 akut teinud. Nüüd peab ChatGPT käest küsima, palju maksab. Ma teen talle üks ilus müügipilt. Briti Diesel Ryobi Cordes Tool Bundle Here. Ütleb 180 euro kõik kokku. Nalja teda. Need tööriistad ei ole väga kallid. No enam ei ole hea, peale astun neile. Ütleme 3 sotti kõik kokku. Ei, ärme nii palju teeme 2 sotti. Okei, 2 sotti, viige minema. Seal on ägedad Redline õlid, mida meil vaja on. Kuule, ma istun ka nüüd vahelduseks. Meil on tega midagi. Mida vitt? Panen nüüd siia Ryobisse tagasi. Sa pead liigutama selge, muidu jäädki nagu lukku. Loodame, et siin hunnikus on mingi rikkus kuskil. Aga see padrun ise see palitsele sinna külge on. Näita. Ma ei tea, 50 euri. See on suur, see on meil on väike, vaata. See on läheb päev. No kurat, ootagi mitu euri see on. Seda läheb päev. Kuule, meil on tõstukan seal. Lihtsalt genereerid mulle prügi siia garaaži. See ei ole prügi, sa tahad, et auto oleks korras. Jah. No, siis usalda mind, kui mehaanik ütleb, et läheb päev. See manuaali võid 3 sotist maha. Selle peaks Karelile sünnipäevaks kinkima. Newton võti. 20 euri. Näitas võtid käe. Mitu Newtonit vahemik on, ütle? See on 20 kuni 110. Noh, väga hea. Kes tahab 20 euri? Orbital Sander. Nii, ma saan Hondat lihvida. Yeah. 20 eurot. Tundub, et me ei saa rikkaks. Ei saa vist jah. Aga me saame ülikõva auto ehitada. Originaaljupid. See on siduri mingi see vist. Kuule, sa saad endale kokku juba kassari Kui peale. hakkame tulema, kangi ka leiaks. Kuskil oli see kang ka olemas minu arust. Kusjuures see oleks sitaks hea mõte. Mõtle, sul on käigukang keskel on ju. Ja siis sul on nagu niimoodi, et sa saad tõmmata kässelt ja siis kordi lööd käigu ka veel. Kuule, Kesk on sul siin. on pannud kinni ära see video. Ma ei tea, aga see on istme selle. See on istme siini see. See auto on 6 aega seisnud, aga tegelikult ma ühed tuled ostsin küll kuskilt Facebooki Marketplace'ist juba sellele. Esituled. Jah. Need on siin riiulis kuskil. Noh, AN-i kast. Räppi, mida me ei kasuta mitte kunagi, sest me ei viitsi räppida. Ma küll ütlen. Kuuma kaitse on hea asi. No jah. Saad pikalt ajanda. Näita mingid kallid AN-e. Ma ei tea, kas need kallid on, aga... Kas see kast ikkagi maksab mingisugune 50-100 eurot? Nüüd me nüüd kuhu me nüüd jõudsime, et me saame siit tagasi mingi 1500 euri või? Ehk siis selle pilli hind on 4500. Aga väljad? Mulle tasutab. Tasutab sorteerida sulle asju või? No vaata, sa juba viskasid pooled asjad kõrvale endale. See on meie heaks, me saame video teha Honda tuunimist ja kuradi... Sander tahab oma Hondat hakata remontima. Pange like, kui tahate näha Hondast turbopilli. Oi issand. Teeme kõigepealt CL600. Lõpeta ära. CL600 on siis, kui... Pensionil läheb. Siis, kui pension tuleb. Siis, kui me paadi peal läheme. Mul tuli just meelde, et 2 nädalast peab paadi lube tegema. Eksam on, aga ma pole õppinud väga. Ma ei tea, mis saab, siis hakkab panema müüki asju või? Ja peaks pildid tegema, mis ära meie need asjad, mis jäävad, need väga põne. Täna üles paneme ära mingi hunnik kuulud, äkki homme juba mingi rahvast tuleb järgi. Saaks ruumi juurde natuke. Tead, mis need suuremad asjad, kompressor ja need asjad. Tõstame kempiga ära. No ilmselt, kui see video laivi läheb, see on juba müüdud. No mis seal teha? Peate follow ma Instas ja Facebookis igal pool, siis näete. Ega me siin ei saa oodata. Meil siin nagu näha, siis Porsche video võttis mingi pool aastat aega. Ja see Nissaniga läheb ilmselt 4 aastat. Me peame nimekirja tegema tahvli peale, mis siin vaja on selle Nissani jaoks. Et
täna võib-olla paneme korra käima ta, aga selle kolledega, ainult kolledega ta teeb ikka väga koledat häält ja polegi ammu etanooli lehna tulnud, tegelikult peaks paagi tühjaks laskma üldse. Siis Silver teeb meile aju, Silver Remaps ja siis lähme ketsi tegema. Siis peab ostma sinna normaalse kässeri torud vedama, katuse küljetiivad on tegemises tegelikult juba, katus on tegemises tegelikult juba. Vaata, keevitusel on siin ehitatud mingi raam ise ümber kõik. Sandri teeb testi, kas meil see raam ikka töötab siin. Keerame selle lahti. Mida ma keevitan eelpäev? Keevitan need kaks torujuppi on seal. Keevitad tõhtäheks nüüd. Tõhtäheks? Mõne see äge mask pähe ja... 0 preppi. See on üldse selle pealt ju. Tõesti voolu pealt ju. Ma arvasin tavaline. Ma keerasin selle lahti. Palun teie mask. Nii. Mis see on siis? MM20 ja MP2400. Üks on see etteandesüsteem ja teine on siis see keevitussüsteemist. Noh. Korralikult piidi lasi siia. Mul hea keevituse. Noh. Tonni 800, mitte 800. Nii. Kurat, see on mu elu parim keevitus. Kuule, me ei saa seda müüa. Ma teid pole ka, Kuule, sul on toru kõver juba. Suru sirgiks. Noh, aga päris ju. Ma pidin 2 korda tegema, et inimesed arvavad, et ma joppan. Nii, õnneks meie kõige kallim asi siin sellest tuunikust toimib. Nüüd ausalt öeldes, see on parem kui meegi. Tasa. Me ikka peame asjad. Keeran kinni ja see rullib paremini kui meie keevitus. Ja ma räägin. Kuule, jama. Ja te saate tasuta ballooni gaasiga. Eestis tegelikult pead ju rentima seda. Kui sa selle tühjaks lased, siis me ei tea, kus seda teed, aga praegu on siin... Ei, sa saad ikka täitma. Täit ikka saad, jah, aga see on teie enda baloon, ei ole rendikas. Võtke ühendust, ostke ära. Läheb otse selle Nissani sisse see raha. Aga nii, veel, teeme ühe asja veel. Paneme selle Nissani käima korra ja siis on see episood läbi. Nii, ma tegin selle autol pole sisse lasse seda toru. Ma tegin õhulugejaks koha. Äkki töötab. Ja käivitamine käib niimoodi. Aitab küll. Ma ei saa aru sellest äkis siin. Siitab süüde sisse vist. No, armatuuril läheb põlevalt ilmselt siin mingi teema. Aga hääled on tehtud. Päris rõve oli see puhta kolle hääl, kui ei ole sumpsi. Ja ilmselt see õhulugeja süsteem seal väga hästi niimoodi ei tööta. Nii et tõmbame selle episoodi kokku siinkohal. Teie pange siis alla kommentaaridesse kirja. Mida me selle autoga teha võiks? Kas me teeme sellest niisama trenniauto? Kas me paneme selle müüki? Kas me teeme sellest Sandri semipro auto? Kas me teeme sellest... Ma ei teagi mida. Etanooli lehn on päris haige. Nii et subscribe, like, kõik jutud. Tšau! Sain video purki panna ja Sander juba hakkas autot üles tõstma ja juba testima endale velgi. Ma loodan, et nad sinna ei sobi. Sa pead enne keredaid ära tegema, kui ilusad väljad paned. Ei, see just motiveerib keredaid. Ära aja hullu juttu. Opa, nahui! Sul pole autol ülevaatiski. On? Täitsa kuu aega. Ei oot, mis kuu meil järgmine on? 06, oi plämm, saab läbi. Kuule, see on Kendad all ja see on mingi USA teema ju. 23540 ZR18. Sul hakkab spidakas niimoodi valetama, et käik on sees või?
hea küll, nüüd on episood küll läbi. See hakkab sul niimoodi teed otsima nendega. Miks? Ma tean, ma olen testinud. Ma ei saa rajale minna siukse kitsa lõikuriga. Mis rajale? Ma olen best läppi sõitnud. Mis sa naerad? Ma teen M2-le ära sellega. See pole isegi naljakas.